Simulatsioonil on veel osasid. See siin oli niisugune jõudude summa ehk resultantjõu, ütleme, mõju demonstreerimiseks. Et kui see oli tasakaalus, siis liikumisolek ei muutunud, kiirus jäi püsivaks, oli ta siis 0 või nullist erinev, aga ei muutunud selle jõudude tasakaalu kehtimise ajal. Ja kui oli siis tasakaalust väljas, ehk siis kas paremale või vasakule või mingisuguses muus suunas oli siis ülekaalus jõud, siis jõudude summa on erinev nullist ja siis liikumisolek muutus. Nüüd vaatame järgmist simulatsiooni osa. No siin on siis nüüd jällegi, siin on rula, eks ole, näeme, rulal on kast peal. Ja vaatame, mida siis see mehikene siin teha saab. Hetkel liikumisolek ei muutu. Paneme siit need väärtused ka sisse, mida siin annab, liikumisolek ei muutu, näeme, et kiirus on 0. Ja nüüd hakkame siit siis jõudu rakendama. Rakendame jõudu, rakendame väiksemat jõudu, näete, et kiirus siin, eks ole, jälgige seda näitu. Kiirus siis, kui ma jõudu rakendan, 22 Newtonit praegu, vaikselt kiirus kasvab. Ma panen siin nüüd äkiliselt, siis näete, et kiirus kasvab kohe oluliselt ja mehike kukkuski käpuli, sellepärast et see, nimetame siis vankrike, sõitis talt eest ära. Ja kuna nüüd see mehikene enam jõudu rakendada ei saanud, siin ei ole enam midagi teha selles suunas, siis kiirus jääbki muutumatult selliseks, nii nagu ta jõu viimatise rakendamise ajal kujunes. Mida saab siin selles olukorras teha? Saab pidurdada. Pidurdamine tähendab siis liikumissuunale vastupidise jõu rakendamist. Rakendame. Võttis natukene kiirust maha. Rakendame jälle. Pidurdame veel natukene. Veel natukene. Iga kord, kui näete, jõudu rakendan, siis kiirus muutub. Lõpetan pidurdava jõu rakendamise. Kiirus jääb püsima. No nii, pidurdan veel, pidurdan veel, pidurdan veel, pidurdan rohkem. Ja ühel hetkel hakkab hoopis, siin siis pidurdavaks jõuks on selline lükkava mehikese jõud, tõukejõud, lükkamise jõud. Ja antud juhul siis hakkas see vanker meil vastassuunalisele liikuma. Pidurdame veel, pidurdame nüüd me peame teises suunas, eks ole, pidurdusjõudu rakendama. Vaikselt siit läheme, näete, niipea kui ma pidurjõudu rakendan, pidurdusjõudu rakendan, siis kiirus muutub. Ja niiviisi tasakesi pidurdades saab rahulikult kiirust vähendada ja jõuab siis 0. Aga nüüd siis lükkame talle jälle O sisse. Lükkame O sisse ja kui ma nüüd äkki pidurdan, eks ole, siis väga lühikese aja jooksul, eks ole, sain selle kiiruse peaaegu 0. Natuke veel siit, natuke veel, natuke veel ja nii, nüüd on siis vanker seisma jäänud. Nii et nägime, kuidas jällegi jõud mõjutab keha liikumisolekut. Jõudude tasakaalu korral, kui me vaatame seda suurust, mis siin selles lahtris on, eks ole, on siis see jõudude summa. Jõudude tasakaalu korral on siis see jõudude summa 0 ja liikumisolek ei muutu. Hetkel on ta 0.
see kiirus siin, eks ole, liikumisoleku üks iseloomustav suurus. Viin niu tasakaalust välja. Liikumisolek muutus, saavutas siis mingisuguse uue kiiruse. Ja nüüd siis on jälle jõu rakendamine on siis lõpetatud. Jällegi resultantjõud on 0 ja liikumisolek jällegi ei muutu. Vanker liigub püsiva kiirusega. Läheme siia järgmise lehe peale ka. Siin on siis, korraks lähen eelmise peale tagasi, siin on järgmisel siis lisatud niisugune omadus siis nagu hõõrdumine, friction. Ja antud juhul on see siis kusagile niimoodi siia keskele setitud oma väärtusega. Ja kui me nüüd võrdleme eelmise simulatsiooni vahelehe peal olnud protsessiga, siis vaatame, mis on erinev. Panen siia jällegi kõikvõimalikud näitajad arvuliselt nähtavaks ja rakendan siis lükkamise jõudu. Ja näete, siin jõudude summa ei moodustu ainult lükkamise jõust, vaid antud juhul on siia lisandunud ka hõõrdejõud. Ja hõõrdejõud, nagu me näeme, viib selle jõudude summa tasakaalust välja, see on 0-st erinev, 94 newtonit, ja nägite, kiirus läks taas 0. Rakendame jõudu, saame mingisuguse kiiruse peale, aga kuna siin on hõõrdejõud, mis pidurdab, püsivalt pidurdab, siis kiirus selle jõu tõttu väheneb. Liikumisolek muutub selle hõõrdejõu tõttu. Ja nüüd, kui ma panen natuke suurema hoo sisse, paneme sellise hoo sisse ja kui ma nüüd võtan selle hõõrdumise siit ära, siis näete, liikumisolek jääb samaks, kiirus ei muutu. Panen siia hõõrdumist kõvasti juurde, ehk siis rakendan näiteks pidurid, siis sellisel juhul liikumisolek kohe muutub oluliselt. Nüüd võtsin jälle hõõrdumise ära ja jäi siis siia see kast libisema. Hõõrdumise panen põhja, ehk siis muudan selle pinna karedaks, nii-öelda siis virtuaalselt, ja kast jääb seisma. Vaatame, missugune see jõud siis oli, visuaalselt mäletate, missugune ta enam-vähem oli siin keskel. Vaadake videost uuesti üle, siis kui ei mäleta, aga nüüd ma panen selle hõõrdumise siin põhja ja proovime siin lükata. Niimoodi. Ja vaatame. Mehikene kukkus maha. Ma tahaks saavutada sellist olukorda, kus, see ei ole nüüd väga lihtne siin niimoodi, käeharjutus, et nägime, et selle konkreetse hõõrdumise puhul siis hõõrdejõud, selle hõõrdejõud on 188 newtonit. Ja ma proovin saavutada sellist olukorda, kus see tegelane hakkab seda kasti liigutama, et ma tahan, et ta käpuli ei kukuks. Kas ta... see on seisuhõõrdejõud siin. Näete, see läheb suuremaks üle. Vaat nii, ja nüüd klõpsti. Nägite, vaadake videost uuesti üle, kuidas hõõrdejõud alguses on suureneb üle 250 vist isegi, ja siis on 188. Nüüd ma proovin seda. Ei ole kerge siin saada seda
niimoodi päriselt püsima või niimoodi täpselt ühele väärtusele, eks ole, et tuleks 188 ja 188 pisut, näed, et 2 Newtonit siia ja sinna pendeldab, aga ma saan selle mehikese niimoodi lükkama, et ta käpuli ei kuku. Et alguses on vaja saada nii-öelda minema ja nüüd lükkab püsivalt, näete, kui rahulikult 2 newtonilise ülekaaluga siis hõõrdejõuga võrreldes saab seda keha liigutada, noh, praegusel juhul siis 21,12 meetrit sekundis, eks ole. Noh, see on päris suur kiirus. Nüüd võite siis ka selle simulatsiooni võtta lahti ja proovida siis need režiimid siin läbi. Ja lähen korraks ka siia viimasele vahelehele. Siin on siis ei midagi muud kui lihtsalt üks liikumisoleku muutust iseloomustab suurus acceleration, kiirendus siis juures. Aga seda uurige siis siit ise, et mida see kiirendus tähendab.